Hei Siri, millest ma täna video peaksin tegema? Go fuck yourself, you motherfucking cunt ass nigger. I will Okei, find out lihtsalt where you keerab live lihtsalt and palun burn jääb, your ei house. ole. Alati kui mul on mingid ideed videote jaoks, siis ma panen need endal kuhugi kirja, et ma neid hiljem ära ei unustaks. Ja vaadates kõiki neid ideid, siis neid on tegelikult räme palju, aga väga väheseid neist saab ainult kasutada. Enamus neist on kas liiga lühikesed või liiga igavad, et teha ühte videot sellest kokku. Aga mul tuli täna idee, et ma võtaks terve hunniku neid ideid ja teeks sellest lihtsalt video. Täna ma tahan lihtsalt rääkida kõigest, mis mul pähe tuleb. Nagu näiteks üks lugu sellest Aasia perest, kes mul siin kodukohas elab. Nad olid vist jaapanlased, aga ma ei ole täpselt kindel. Kunagi ma siin oma kohalikus poes käisin asju ostmas ja oma silmanurgast ma nägin terved laadungid piimapakke, mis libisesid mööda seda letti edasi. See Jaapani pere ostis vähemalt mingi 20-30 pakki piima endale. Ma ei tea, miks keegi peaks endale korraga nii palju piima ostma, eriti kui nagu see läheb pahaks kunagi. Võib-olla nad lihtsalt väga armastavad piima või siis nad teevad mingi salajast ohtlikku eksperimenti oma keldris. No, kes teab? Kui ma nagu mõtlen, et see oli vist viimane kord, kui ma neid nägin. Lõpmatus miinus lõpmatus võrdub lõpmatus, sest sinu lõpmatus ja minu lõpmatus ei ole sama lõpmatus kuidagi moodi. Mida suuremaks ma kasvan ja mida rohkem matjat ma oma elus pean õppima, seda rohkem ma mõistan, et see ei olegi väga loogiline. Mõned asjad siin elus lihtsalt on nii. See meenutab neid lasteaiaaegu. Ma ei kutsu sind oma sünnipäevale, ma vihkan sind. Ma vihkan sind rohkem. Ma vihkan sind korda lõpmatus. Ma vihkan sind korda lõpmatus +1. Siin on mõttetera teil toredasse päeva. Kunagi me saame kõik surma. Vahet pole, mida sa ka ei teeks, siis üks päev sina ja kõik, keda sa armastad, saate surma. Ning mõnesaja aasta pärast mitte keegi isegi ei mäleta sind. Isegi mitte su enda lapsed. Kui sa oma eluaja jooksul ei leiuta mingi ajamasinat või ei leia ravi vähile, siis tulevikus keegi isegi ei tea, et sa eksisteerisid. Sa isegi ei jätaks märget inimajalukku, sest sa olid täiesti kasutu. Aga kuna maailm lõpeb üks päev nii või naa ning inimkond sureb välja, siis tehniliselt kõik, mida me tegime, oli täiesti kasutu. Sest suure universumi vaatepunktist me ei teinud mitte midagi märkimisväärset. Nii et tehniliselt laia pilti vaadates elu on täiesti mõttetu. Rääkides surmast, siis mul on üks lugu, kuidas ma kunagi peaaegu surma sain. Ma olin kunagi haigestunud sellesse seakatku või seagrippi või mis iganes see epideemia oli, mis kunagi Eestis levis. Mitte nagu ebola, vaid see oli nagu actual asi, millesse eestlased surid. Ja ma olin sellesse haigestunud. Ma detaile ei mäleta, aga ma olin päris pikka aega voodihaige. Nimelt ma ei saanud isegi voodist püsti tõusta. Kuni siis üks päev, kui ma nagu natuke tundsin paremini ennast, ma olin ikka haige, aga vähemalt ma sain voodist üles tõusta. Ja see nutisõltlane, nagu ma olen, siis ma läksin kohe arvuti taha ja mängisin Club Penguini. Ma mäletan, et see Card Chichu mingi Fire Dojo oli just välja tulnud ja ma olin mingi member ka tol ajal ja ma päev läbi lihtsalt mängisin Club Penguini. Ja ka järgmine päev ja ka ülejärgmine päev. Kuni siis üks päev ma olin lihtsalt terve. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga ma saan öelda, et Club Penguin päästis mu elu. Tema mind suutis päästa, aga mina teda ei suutnud. Ja küsimus, mis mind on kõige pikemat aega piinanud. Kas koerad saavad olla geid? Okei, kurat. Okay. See, mis ma kohe ütlen, see ilmselt kõlab väga offensivilt, aga lihtsalt kuulake mind ära. Kui ma enne ütlesin, et elu on täiesti mõttetu, siis tegelikult see ei ole tõsi. Meil inimestel tehniliselt üks ülesanne ikkagist on. Mitte välja surra! Kõige kergem viis seda teha on teha rohkem inimesi. Meil on antud nokud ja meil on antud tussud, et me saaksime teha lapsi. Aga vaata, nagu 2 nokut ei saa teha lapsi. Ja kui meie ainuke ülesanne on teha lapsi, siis kas pedeks olemine vale? Nagu okei, olgu see evolutsioon või jumal või kus iganes me tulime. Võib-olla me ei olnud mõeldud armastama samasoolisi. Aga samas me oleme ka väga intelligentsed olendid. Meie ajud on kasvanud piisavalt suureks, et enam mitte ainult kuuletuda seda, mille peale meil läheb kõvaks ja mille peale meil ei lähe kõvaks, vaid nüüd me küsime endalt, mis asi on armastus. Aga kuidas selline asi toimib nagu teistel loomadel, nagu koerad, kas ka nemad saavad selliseid asju mõelda? Nad on vähem arenenud loomad kui meie ja nende ajud on väiksemad lihtsalt. Ma lihtsalt tahan teada, kas mõni koer aeg-ajalt küsitleb oma seksuaalsust või kas ta on üldse võimeline küsitlema oma seksuaalsust. Või siis veel omakorda, et kas koerad tõud töötavad samamoodi nagu inimrassid. No meil must-valge Asian, teate küll, must-valge Asian. Lihtsalt, et nagu, kas koerad saavad olla rassistlikud? No tehniliselt see oleks rassistlik, see oleks tõuklik. Kas mõned koerad vihkavad teisi koeri ainult sellepärast, et nad on teisest tõust? Või et kas mõned koerad vihkavad ühte kindlat tõugu, näiteks mingid chihuahuasi, ainult sellepärast, et nad on chihuahuad? Ma kardan, ma ei leia kunagi sellele vastust. Võib-olla ma midagi guugeldades leiaks, aga ma kardan, et mul on kiirem küsida seda lihtsalt enda koera käest. Hei bosse,
kas sa oled gei? Oh god, oh jeez, okei. Minek kohe pakin oma pagasi, kui kulutangi raha, teenin selle kohe tagasi. Nüüd kõigil tujud head, hetkel polegi neid tagasi. See on täitsa enda viga, et mu suhtes endist magasid. Ja nüüd suvi läbi pole hullu, ma tunnen ennast hästi paremini kui enne.